kas hakkame kohe soome keeles purssima või ootame, kuni me läheme laiva? Mis sul on? Meil on rakendusmehed siin, vaata. Lood on välja aetud. Magnus hakkab seda plaatima auto peale mingeid asju. Üllatab, palju kasutustab see aasta selle auto? See on ju puha ehitusmeeste asi, meil Boschi oma ei ole kahjuks veel. Minu arust on see tellibusses. See on tööd, jah. Aga vaata siia, näed, laserjoon on siin, aga Karel tuli ette, näe, vaata. Keskpunkt ja Karl mõõdab nüüd, et kui kõrge kipsplaadi paneme. Et noh, kes see Soome tühja pakiruumiga läheb? Ei, küprokid töö ajal juba. Võtame kinni kaasa. Et nali naljaks tegelikult seadistame vedrustust natuke, sellepärast me Raassillas saime datat, me loeme datat siit igast asjade pealt. Kurat, vaata, kõik ei rääkima hakata, vaata, siin promehed hakkavad kõik snitti võtma, vaata. Vanasti rääkisid kõik saladused välja, täna võib-olla ei räägi enam. Et nägime, et on arengut veel vedrustuse töö mõistes, et saada autot veel mugavamaks, veel paremaks ja veel kiiremaks. Kuigi kiirust nagu võib-olla oli isegi, kiiruse häda võib-olla ei ole, ma ütleks isegi. Aga lihtsalt improvement, et oleks veel mugavam sõita. Ja arvestades selle Tri-Ice'i rehviga nüüd, rehvimuktist saab Arti juurest neid ka Vampiro sooduskoodiga ja tavarehve, siis me sõitsime ikkagi, ei taha öelda, mis rõhuga, aga üllatavalt sõidetav veel oli isegi siukse rõhuga, et auto suutis slaidida, mis on pro-klassi auto puhul väga oluline. Ta peab liuglema selles mõttes, kui sa kohaselt maha tuled ja ta kohe sirgeks tahab minna, siis on väga keeruline sõita. Nii et seadistame Soome eel, läheme Muumimaale siis. Kui excited te olete? Very. Saab Parkla drifti sõitma minna. Kurat, ärge siis nagu... Kuule, aga seal on nii kõvad käpikud kõik kohal ju. Parklas ikka on. Parklas on ikka kõval, seal on Pöödalakso, Keskikorpi, New Zealandist tuleb see vend ju, see, ütle nüüd, punase visiiriga sõitis. See on kuradi kaitses teinud 360 üle mäe enne. Liuk Fink. Liuk Fink, jah, oli. Seal on, no põhimõtteliselt me võime öelda, et see on pool Driftmastersit. See etapp, nagu suuruse mõistes. Ega see Baltiku etapp oli juba päris kõva tasemega, siis ma arvan, et seal tuleb nagu... No 60 sõitjad, see on väga karm. Nii et me juba teeme ettevalmistusi, aga see on nagu see lihtne osa nüüd. Kaalume autot uuesti nagu professionaalsemate rinkakaaludega ja tegelikult kõige suurem murelaps on ju käigukast, et see tuleb uuesti maha võtta ja korda teha. TMA-sse kirjutasin eile õhtul, tänane esmaspäev. Üks episood läks lukku, te näete 2 nädalat hiljem, kohe läheb uus peale. Pühapäeva õhtul kirjutasin, esmaspäeval kell 10 oli mailboxis kiri vastu, saab kohe, mitu tükki vaja on, paneme kiirtranspordiga teele, põhimõtteliselt homme peaks käigukasti tükid Tšehhist siin olema, TMA-st nii-öelda, ja võtsin natuke varuga ka, aga seda õiget hammakat, mida meil vaja oli hetkel 1 ja seda hakati veel töötlema või midagi, niimoodi, et väga kõva support selles mõttes, et kast käib meil juba, seda me teame, kuidas lahti käib, meil on isegi, nüüd on tööriistad seal taga kuskil peidus. Ja kui täna midagi rohkem põnevat ei ole, siis näeb homme käigukasti seestpoolt jälle. No mis põnevaid põrsaid te vahepeal siin ostnud olete, varsti vaatame käigukasti sisse, aga tuletan teile meelde Car Verticali, et saate Vampiro ja sooduskoodiga vaadata auto väljavõtteid, mis ajalugu ja mis huvitavad, põnevad seal olla võiks. Siin meil on üks näidisaruanne Volkswagen Passatist, millel on ratas lääpas, mulla peal käinud, nina kortsu sõidetud ja ei näe imet, täitsa uueks tagasi tehtud. Et Soome maalt leiab ka neid autosid sealt ühelt oksjonisaidilt ja neid tuuakse Eestisse, tehakse korda. See ei tähenda, et auto ju halb on, kui ta on ilusti korda tehtud. Aga mõnele võib-olla lihtsalt ei sobi see, et on kasutatud auto, et ta tahab ikkagi puhta ajalooga ja selle jaoks on Car Vertical, kust saate autod ajalugu vaadata, et läbisõiduga oli manipuleeritud ja kust riigist on tulnud ja nii edasi. Kasutage Vampiro sooduskoodi, kõik lingid leiab alt ka ja ärge ostke siis põrsaid, ostke, mis põrsa vastand on siis? Unicorn või? Pane listi. Vanasti öeldi pane listi, et said läbi tutvuste ööklubis seal listi DJ või kellegi kaudu. Said tasuta peale. Meil on see, et pane listi, et kummikindaid unustasime bussi visata. Käigukast maas, nii nagu lubatud. Ja nii nagu mehed lubasid, 24 tundi.
TMA gearbox, näed, tudakas hammasratas, kohal, toogid, terved ja tegelikult küsisin 2 ratast, aga öeldi, et 1 on kohe võtta, et ma mõtlesin, noh, ma võtan juba ühe varuks, kui ma juba tellimiseks läheb, kiire tellimisega, maksad seal 100 eurot DHL-ile, et tuleks 24 tunniga kohale. Ei, noh, võidusõidumaailmas ja võidusõidumeeste jaoks, jah, see on nagu kommiraha, noh. Need on sendid. Aga 3 seda tellisin ka. Nii, see oli, ma ei mäleta, mis see hind oli nüüd. Tükihind. Need on 3 tükki, need on kõigil käikude ülesugused. Ja hammaka hinna ma olen ka siia, aga kõik kokku läks siis 7 sotti. Don't do mischief või noh, okei, ära ole beebi, tõmba käiku. Tõmba ilusti. Mis nüüd üks ongi erinev? Teised on süvendis. No aga võtame lahti, ma ei tea, kas me eelmises videos üldse näitasime, mis seal täpselt juhtus, et võtame lahti ja näitame ja seletame, mis ongelmad siin on. See on nüüd see äge karp, millest rääkisime, aine. Jah, käigukasti karp. Siin on 3 seda, nagu omal ajal lihtsalt nugasid viskavad seina, vaata. Meenutab natuke. Need on abinõud. Ja siin on veel, vaata, siin on Tiltoni töösurvelinder täitsa teise selle VQ jaoks näed kasutatud ja tutikas tagavaraks ja siin on need laagrid, mis käivad sinna ja noh, hea kast on, see oleks võinud ka kaasas olla. Nii, ja siin on abinõud siis, näe, 1 abinõu läheb siia külge. Sellega saab midagi keerata, oletan. Ja see oleks helikopter teha. Okei, seda meil täna vaja keerata ei ole. Ja siis need 2 tükki lähevad siia, näed. Et ma ei teinud meisliga mitte midagi halba ega midagi, see on vanakooli mekaanikute nipp, aga näed, tegelikult on selle jaoks võtmed siis, mis käivad siia peale. Ja nüüd sa saad siit kinni võtta ilmselt. Hops, ei olegi väga kõvasti kinni, noh, täitsa okei. Näed, helikopter. Kelle neid võtmed ikka vaja on, näed. Keerad korgi maa jälle ja see on nagu läbi käidud tee ju. Magnus vaata ei jõua isegi siia veel, kell on praegu, ta hakkab lõpetama varsti. Ilmselt. Suumi välja. Aga vahetame hambad nii kiiresti ära ja siis jätame kasti siia ja ütleme, et nüüd on vaja lahti võtta. Teeme tule tünksi või. Üks trikk on tegelikult, kui keegi tahab õppida käigukasti nagu remontima, siis ma näitan teile ühte trikki, kuidas on nagu jumala hea teha, aga mul on... Okei, ma näitan siis niipidi. Saad loogikast aru. Näiteks, no võtad näiteks seda. Võtad ühe pika pulga. Iga tükk, mis sa võtad nüüd näiteks, sa panedki ta näed niimoodi. Siia otsa. Näed, võtad ja paned otsa. Siis seal ei saa järjekord sassi minna. Siis pärast võtad tagasi, paned tagasi, saad aru. Või noh, visuaalselt veel paremaks teha. Noh, enam vist paremaks ei saa panna. Nüüd võtadki siit selle. Lükkad kohe otsa siia. Ja lükkad põhimõtteliselt, ja kui väga kardad, siis lükkad kohe otsa. Põmsti lükkad kohe otsa, näed. Ja ta ei saagi minna ja kõik laagrid ja kõik asjad paned samamoodi. Noh, see on niisugune vanakooli meeste trikk, ütleme niimoodi siis. Noh. Siin on see, mille me ära võtsime siis sealt teise käigu vahelt. On jälgi ka või ei ole? No ei ole vist, me näitamegi, mis häda on, mis juhtub. See on terve näiteks, ma ütleks, et see ei saanudki haiget, hästi väike siin on. Nii, aga näed, võime ta ikka nii panna, aga see on universaalne. Seda võid niipidi panna, igat pidi võid panna. Nii, läheb järgmine plokk. Nüüd tuleb murelaps või? Jah, nüüd tuleb vist murelaps. Nii, plokk, järgmine plokk, võtad ära, paned siia, näiteks hops. Ja see on see murelaps, jah. Selle laagri võtame siit seest välja. Nii, see on see, mida Karl taastas. Näete. Aga ta on uuesti ääred ära löönud. Ehk see oli see, mis oli see... See on see 3. käigu, mis meil on uus. See on nüüd vahelt välja, selle peab meelde jätma, et see on vahelt väljas vaata. Paned järgmisi siia. Sassi ja... No, õnneks Karl filmi üles kõik. Nii, siis võtad selle ja see oli see teine murelaps meil. Näed. Ma ei tea, kui hästi kaamerapilt näitab seda, aga näe. On näha küll, et nurgad sätendavad. Valgust ei ole, aga näed, ta on ära peksnud need ääred. Ehk selle me panime teistpidi 4. käigu peale, et ta siis ei teeks haiget enam, et ta tööks teistpidi. Aga tegelikult see töötab siis niimoodi, et lähebki siia, ja see ongi see, mis toogi rakendab siis. See võtab selle käigu kinni ja haagib. Ehk piltlikult öeldes, mis see tähendab? Näe, käik käib ringi niimoodi. Me ei saa mõlemat näidata. Need käigud käivad niimoodi mõlemat ringi. Ja siis see toog ongi lülitus see, mis lükatakse siia vahele. Siis ta võtab käigu kinni
siis lükataksegi see nagu ülekanne nagu sinna teise võlli peale. Ehk siin on käigud ja see teine on ülekanduvõll. Ehk need logisevadki ja see on mõlemale poole siis. See on tagurpidi käik, kõige suurem. Ehk käiku tuleb vahetada agressiivselt, et need toogid ei läheks kohakuti niimoodi vaata. Et ta lähebki nagu, et ta läheb liiga aeglaselt, ta saab põrgata siit pealt tagasi põnks. Ehk sa pead niimoodi vahetama, et ta käib plaks, kohe haagib siia taha. Kui sa liiga softilt vahetad, siis ta kiirusega hakkab siit üle lendama, nagu klak tegema. Sellepärast tulebki vahetada agressiivselt käiku. Ja ka siin muud ei olegi, meil on uus samasratas, mis on palju ilusam. Ja paneme selle kuue, sellepärast nii 3 tükki. Näe, põtikas. Põtikas, jah. Alati siis meil võrrelda, siin on isegi koodid peal, näed TMA-l. Oligi nii lihtne meil lahti võtta, siin on kood peal. Kas kood kattub, kõik on õige. Visuaalselt võid veel võrrelda, me saame näidata ka nüüd. 5 toogi on. 5 toogi on. Ja ega ongi, puhas, ilgus selles rasvakatte sees. Ja selle jätame varuks. Siis vaatame hoolika pilguga tegelikult juba kõik hambad üle. Kõik hambad ja toogid, näed, see pole väga tööd saanudki teha. Ja see 5 pole üldse saanud tööd teha. Siin on liug, sellel on toogid küljes. See on teistsugune. Aga ei ole hullu. See on esimene, jah. See on ka natuke haiget saanud, aga õnneks esimesega ei ole probleeme. Hooaja lõpuks tuleb siis teha korralik riibild, jah. Seda ei saa valet pidi panna, toogid lähevad ju toogide poole. Ära kahtle. Alati saab. Ei, saab, alati saab, jah. Saabki niimoodi testida. Üks käik, keerad kingi, teine kinni. Killedi. Niimoodi, kinni. No ei lähe vinti või? Vintu pood, aga hea disain on, ma ütlen. Lihtne ja loogiline. Ja see on nagu geniaalne, et sul ei ole vaja midagi pressida. No, ma mäletan, ikkagi kartsime, et siin vaja hakata pressima, möllama, pressi vaja. Jah, okei. Ja see ongi nagu ka, et see on nagu stopper sellele, vaata, et sa keerad nagu, paned siin ääre peale. Saad nagu võtme küll panna siia. Ega see kõvasti ei peagi olema, peaasi, et need kohakuti on maale. Sellepärast ega ta nende laagrite peale suruma ei saa hakata. Panen ühe ringi veel. Siin on juba korradi liiga kõvasti kinni. Nii. Ja siis ongi see, et sa näed, et see on... Võti peab liikuma. Ja see stopperdab pärast selle kõik ära. Kas see paistab, Magnus tuli? Magnus tuleb või? Kurat, ma ei jõudnud. Kumba pidi panen? Pekki me jäime niimoodi vahele või? See ei lähe ka siia. Midagi läks pekki. Kähku. See jutustada vaja vaata. Jah, pekki. Magnus tuleb vaatama, mis karjal kõik. Padi kõigipidi kokku, jah? Mis asja? Padi vale... Ei, me alles võtame lahti. Saab seda kokku panna valet pidi veel. Ma panen kokku ära, siis panen auto külge ja teie vaatate ja siis võtate lahti ja kontrolli. Või tahad veel rääkida? Ei, Magnus kontrollib üle nüüd. Mina ei tea midagi. Nüüd sa ei tea midagi, jah? No nii, Magnus, sulle ei jätudki midagi. Ma saan alla panna selle tüki pärast. Selle lihtsa töö. Jah, nüüd on põder ka olemas, millega alla panna. Paako põder. Neid saab endiselt Guildbuild EU Vampira sooduskoodiga. Mina ei tea, mitmes päev see on, aga meil on kolmapäeva õhtu. Käigukast on alla saanud, viimased tšekid, nipet-näpet, asjad külge. Mehed paigaldavad seal kuuma kotti, turbole pähe. Tõmbavad kotti pähe. No muidu ta kuumaga läheb täitsa hulluks ära. No jah. Ja siis kogelisel ei tõmbab kotti pähe, keegi võib kuuma kotti pähe tõmbamas. Ma Soomes näitan kõigile nendele soomlastele seal Driftmasterste meestele. Aga teate, Soomega on siuke huvitav lugu. Seal on veel karmimad hasartmängu seadused kui Eestis. Et kui Eestis ma pean ütlema, et hasartmäng. Tähelepanu, tegemist... Hasartmäng ei ole... Okei, tee uuesti. No te kõik hakkasite juba mähkima, nüüd mul on ammu läks hästi. Loe kuskilt maha. Ma ütlen, tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Pöörduge pere... Ära perearsti juurde mine, oota, see oli mingi asi lõpus veel. On, no me paneme selle teksti kujul ka siia. Igal juhul, jah. Selles mõttes, et kunagi Viljaril oli probleeme, seal ta pidi kinni katma. Romamperal on probleeme olnud sellega, et see on võtavad päris tõsiselt ja keeravad päris kõvad trahvid kaela, kui sa lähed sinna teiste
hoovi peale lehvitama teiste saitidega. Et see on nagu Eesti Lotto, neil on see oma riiklik... Täiesti haige süsteem on see. Ja, oma riiklikku asja nad promovad, võib teha igas söögipoes, kohvikus on need sloti automaadid ja asjad. Kõik on okei. Kõik on okei, aga vaata, kui võõramaalane tuleb oma saiti reklaamima, siis ei tohi. Tegelikult on neil niimoodi, et kui võtad Eesti näiteks, et Eesti Lotto reklaamimine on okei, aga ükskõik milline teine bränd on cancel, see on nagu korralik monopol. No tegelikult ongi, aga see seadus muutub minu arust nüüd 2027 aastal ja sellepärast meie peame kahjuks oma nimi sponsori Unibeti siis kinni kleepima ajutiselt siis Soome etapiks. Ja selleks, et mitte lihtsalt kinni kleepida. No tegelikult me isegi need peame siit kinni kleepima homme. Tuleme kleepsud peale tiimiriietele ka, et vältida siis probleeme, segadust, trahvi ja igasuguseid muid asju. Ja selleks on olemas meil Soome etapiks nimisponsor selleks etapiks. Mis see on siis? Tiposoo OÜ. Tiposa OÜ. OÜ tähendab tegelikult nagu OÜ-d on ju. Ja see on Teemant Poriaus. Timanti Poraus. Ja ma väga õigesti hääldasin kindlasti. Ja vabandust siis soomlased kõik, kes vaatavad seda, aga tegemist on siis Kareli onu ettevõttega, mis tegeleb siis nii-öelda Soomes. Nii et kõik teemanteid puurima. Ma ei teagi, äkki nad otsivad, nagu vaata kulda kaevavad. Äkki nad puurivadki sealt. Ja otsivad teemanteid. Ja otsivadki sealt paekivi, siis tulevadki teemantid välja. Ega seal see paekivi kah ei ole. Jah, ei ole paekivi. See on graniit, jah. Graniit või? No äkki graniidis elabki teemantid. Ega vaata, piinlik ka, vaata ei tea, millega onu tegeleb. Seal on terve maakera on graniiti täis Soomes ja seal ei saa, ükskõik mis teha tahad, on kohe vaja teemant puuri. Timanti Poraus. Ei, no tegelikult on puur teemant otsadega, see puurib igalt poolt läbi järelikult. Nii et lükkame selle peale ja siis peale seda Soome etapi võtab maha uuesti. Yes. Ühekordne värkne. Proovime selle enam sirgelt peale panna. Noh, teemant sealt, kus pritsib peale ikkagi. Nii et kõik puurima. Valmis ta ongi. Viimased pingutused. Paneme selle teemanti bussi. Ja lähme siis homme lõunas juba laivale. Nüüd hakkame ainult soome keelest rääkima. Niimoodi, et homseks ülesanne ka kodus veel. 5 soomekeelset sõna ära õppida. Aiki kunnas on eri... Hakka jälle ropendama, kurat. Ei, tavalised sõnad, mitte kurat mingid jamad sõnad. Ja. Tasuta kohvini oli see. Aitäh. 7 minutit. No Helsingi küll ei ole. Oomentareis. V3, jätke veel see. Lõpuks omaette Soome pakki või? Muumivama pakki? Joo, ja siin on tegelikult lõdik ka. On või? Siin sain 3 aastat tagasi. No vaat, 3 aastat. Tahad midagi vastu? Ei taha, kõik on okei. Aitäh! No hei, tere Ilda õhtat siit lahti Kilpalu kaupasta vissitad, ma ei tea. Aga igal juhul, me oleme kohal, vaat meil on siuke uhke boks nüüd. Et me oleme pandud kuhugi maja sisse, auku. Bussiristi ei saanud sinna tõsta kuidagi, siis me oleme täna nagu niipidi imelikult. Aga ei ole hullu, saame hakkama, oleme kohale jõudnud ja siin on väga palju sõitjaid. Aga sõitjatest ja võistluskontseptsioonist, mis on ka natuke
meie jaoks teistsugune. Räägime homme, täna on siuke chill ja grill. Käisime, tegime pilti. Kuidas see käis niimoodi? Ma ei vaata, prillid olid kees, siis öeldi, võtta ära, peegeldab. Kõigis sõitmiseks pilt laivis näidatakse. Ja mis on huvitav, meil on täna linnaparaad. Et siin on need, suusahüppetornid on see, kes see kuulus Mati Nüganen oli siin see suusahüppaja, Juri Gagarin lenda või meil on eestikeelne versioon sellest. Meil on linnaparaad täna siin, me oleme siin järve äärde kuhugi ja sõidame tagasi ja meil on antud autodele numbrid. Päriselt kindlustus ongi, kehtib kuidagi mingi värk on makstud ja siis pidi alla kirjutama, kui pörnakat teed 5 kilo euri. Päris kallis pörnakas tuleb see, järelikult ei tohi pörnauti teha. Ja ega muud ei olegi, siis anti uued nimeklepsud, särgid. Täna ongi siuke sisseseadmine, meedia registreerib ennast ära. Oleks paneb ka kirja, et kui ta siin 2 ploki vahele kuhugi jääb, siis ise süüdi sellest, ise vastutab. Ja vaatame siis, mis vastased on siin, päris põnev on. Ma räägin, homme räägime. Paneme veel siit seda iluklippi värki edasi ja siis homme hakkab see tööpäev pihta. Täna on veel chill. Väga romantiline. Lampi siin Laati linna peale jäi koorida, eksisid ära, ei tea, kuhu teised läksid. Üritab nüüd järgi minna kepsuga. Alustame päeva siit tööintervjuuga. Millised kvalifikatsioonid teil on, et saada Netsi meistriks? Küsime vaatajad. Kui palju nurka sõidad, hoiad ja kuidas läheb muidu? Mis autoga üldse sõidad? Palju jõudu on? Jah. Mis tulemused on? Kus on CV? Näita, mis vahid? Hommikul nii terav. Me oleme jõudnud briefingule, siin on nii palju inimesi. Homme peab hommikul selga tõmbama, Viiner Kiles juba hommikul kell 8. Mingi live ülekanne ja telekas on seal. Vaatame, kuidas räägitakse siis, kuidas sõita Lapikut 8. Töötan igat pidi Lapik. Jah, kõverik. Infinity märki sõita. Jah, mul on Infinity, äkki läheb hästi. Jah, võib-olla. Vaata, isegi mina asendasin hommiku kohvi Nokoga, sest kahvi Maido ei ole väga see. See on ära hellitatud masina kohviga siin. Olen mingi värskest ovast. Good morning, kuulame nüüd. Sõnad on nüüd peale loekult, väga professionaalne koosolek oli. Meil on ikkagi tipptasemel hindajad ka, Tarvo Liivamägi Eestist on ju, kes on ka nüüd selle aasta Driftmastersi üks põhihindajatest. Siis on Iirimaalt see Conor, kes on ka Driftmastersi hinnanud ja väga kõrgelt. Ja siis on Jaapanist, selle mehe nime ma välja ei häälda. Tooms ma pildi ja võib-olla teed aeroglüfid siia. Väga kõva hindaja selles mõttes, et väga äge presentatsioon, väga kiire, konkreetne. Arusaadavaks tehtud PDF-failid on kõik joonised, kuidas hinnatakse, mida hinnatakse. Aga üllatavana tuli see, et nad tahavad, kui Driftmastersi täna ei taheta, et sa sõidad tagumik seinas. Et nad tahavad, et oleks idekas vahe, siuke telefon või midagi, on ju. Siis siin nad tahavad nagu kind of sõida tagumik seinas, et siis on nagu maksimumpunktid. Aga kui vaatame nagu need blokid on mõlemad poolt ühesugused, vaata, siis alt on see bloki osa sile ja siis tulevad nurgad nagu välja. Et sinna taha võib ratas kinni hakata jääma ja meie auto tagumik on lühike. Et meil on tagaratas just tangega praktiliselt koos, et see saab nagu huvitav olema, et kas ma seda räägimist siin mööda seina suudan ka teha või mingi hetk jääb ratas sinna bloki nurga taha kinni. Et siin öeldigi, et kui keevitama hakkate, et siis andke teada, et siin on see safety marshal ka, kellelt peab luba küsima, et ma saan aru, miks nad seda rääkisid, et ilmselt keevitamist tuleb siin, et betoonblokid ei halasta, nagu me oleme näinud. Aga oleme siis 3. grupis, 2 esimest gruppi saab ära sõita, me saame siin spioonata, vaadata, kuidas nad sõidavad ja kõige tähtsam on see, et viimases grupis on juba kummi maha laotud. Praegu on kõik ilmselt libe
ja sihuke easy, aga kui sinna see paks kummikiht maha tuleb, siis läheb asjad kiiremaks ja konkreetsemaks. Ja 2 trennisessiooni, ühes grupis on siis 20 autot ja 50 minutit trenniaega ja nii 2 korda. Ja siis tulebki kvalifikatsioon, 1 ring kõigile ja siis sealt kvalifikatsioonist otse edasi saab 22 sõitjat kohe põhipäeva, laupäeva ja ülejäänud 22 kuni 40-ni top 16 sõidavad omavahel läbi ja top 8 pääseb ka põhipäeva. Ehk siis tegelikult peale tänast päeva lõppu 20-21 venda saadetakse lehva kodimatka. Nii et päris karm andmine tuleb siin. Et trenniaega on vähe ja õigetel hetkedel peame kokku võtma. Nii et vaatame, kuidas trennid algavad. Ei tea, hommiku kohta nagu päris tubli ju. Ärkasid vist õige jalaga voodist. Selle täitsa okei run on, aga ülekanne on ikkagi lühike. Natuke sisse ka, seal läks veits keeruliseks, aga ma ei teagi. Minu ettepanek on see, et vahetame teiseks trenniks ülekande ära. Noh, päris ikka, et nagu peagi tööd tegema. jah, oli siis. Ma lähen sööma. Ei valetanud jah, et ma tulen sõidan nagu sinu arvendis. Põhimõtteliselt. Oli sama ikkagi. Pigem oli jah. Pettus, olid nagu Ei arvasid, et ma ei saa hakkama. Ei. Vähemalt siuke spotter mul ongi. Ei no lihtsalt nagu päris teine ring oli ikka päris maalik. See oli nagu siin. Pro-klassi. Jah, mis oli ikka, rohkem polegi vaja. natuke sinna poole. Vabandust. Teised inimesed tahavad ka tööd teha. Minu töö on tehtud. hoidke Eesti lippu siis kõrgel ja No püüame. Ei päris heal jah. Päris okei oli jah. No see on nukki üleks minek on siuke. Noh, sinna saab mitut moodi minna, ma ei teagi veel. Mul nagu kui Ma saaks, ideaalis ma arvan, ma saaks ilma kässerita ka minna, kui väga julge oleks. Jalaga korra täppida. Kui üldse, vaata, mul on hästi raske öelda, referentsi ei ole jälle, valge kast või punane kast. Kui üldse midagi, siis esimeses touch and go'st äkki sa tulid liiga vara ära. Võib-olla. Ei, võib-olla. Ei, minnes. Kohe initiation. Aga ma tegelikult ei tea, sest kasti pole. No ja touch and go on touch and go ka. Nagu jah, et samas kui sa juba sealt läbi läksid, siis on nagu kindlasti okei, aga päris raske on öelda. Ja ülekandega on nüüd, noh, ma ei tea, vaata, kui me teisega stardiks ja kolmandaga võib-olla on seda mängumaad veel rohkem. Sul on, ta respons läheb tegelikult paremaks ilmselt kolmandaga. Aga me peaks proovima, ma arvan, et peaks proovima teine ring. Aga me juba Magnusega jõudsime kiiruga vaadata, et sul peab 11 kilti rattakiirust juurde panema. Rohkem valikuvarianti pole. No aga võib panna, ma arvan, selle kolmandaga, see ei ole vahet, nagu praegu on puudu veel, see on ikkagi kõik põhjaga lasta. Mis on agressiivne ja äge ju.
ei muidugi on. valiks oleks hea võib-olla. aga miks Chase'is nagu ise ma ei tea, ma ei läinud ma ei läinud isegi püüdma, sellest vaata esimesega ma sain karistada kohe, see hakkas mähkima seal, siis ma ütlesin, et nagu trennis ma võib-olla kohe esimene kurv ei lähe vaata. Okei. Ei oodanud, sa ei jäänud ootama, kui paljud teevad seda viga, et viimasesse kaarde minnes, vaata, seal on see diesel zone, paljud teevad ootama, millal esimene auto läheb gaasile, sa tegid diesel järele, läksid kohe gaasile, siis läksidki ühe lähema. No ma jäin jalaga kinni kohe hoidma, seal peab hoidma, aga seal ongi, seal tahtis ära surra. Ma võin juba sidurit vahele panema, et tegelikult vaata läheb aeglaseks. Ehk selle ülekandega ma võiks tegelikult veel lõpus esimesele panna. Aga ma arvan, see on pointless. Siis on vähe. Ehk mina paneks ka ikkagi kolmandaga, et saaks teisega startida, kolmas ja kui tõesti on taga vaja, siis ma saan veel teisele lajatada. Siin ma lasin ka vahe sisse meelega. Aga ei ole tegelikult väga ei olegi, aga ma natuke jah, ma ei teadnud. Ja vaata siin hamps. Ding dong, welcome to Indian Airlines. Jah, tunni aega autos passimist ja tehtud jälle. See on see. Näha on, et grippe rohkem. Nulli ei saanud. Nulli ei saanud. Aga hea ka ei olnud, kui hommikul oli. Otse laupäeva ka ei saa sellega. Ei saa ilmselt, peab võitlema. No teise runniga võib-olla oleks nagu isegi mingid variandid olnud, aga initiation läks pekki vaata, sest because... No see kuradi käik, ma ei tea, mida see nüüd nagu... On ju kõik uus, ma ei tea, mis ta tahab saada pikemalt. See on nagu natuke müstika, et seal ei ole nagu midagi valesti, aga... Ja ta tegi seda veel 2 korda ikkagi, selles mõttes, ma tegin EF-e soojaks, ma tegin teisega, minema läksin, vaata, panin, lõi välja ja siis panin jäi sisse. Nagu selle... See on ikka mingi pahandus. Mingi pahandus on, aga võta nüüd kinni, mis kuradi asi seda põhjustab. Ta teeb sulle veel seda. Ta võib veel teha, aga ma võin nagu proovida lihtsalt hoida pikemalt teda sees, ma lasin siduri lahti ära, ma hoian teda sees, et ta võtaks veo taha ära. Sa ju pead ju roolima hakkama. No ma ei usu, et nagu sa lähed koha pealt suht, lased lahti ära ja tõmbad suht kohe selle teisele või kolmandale. No ei, no jah, ma lähen niipidi ära. Siis tõmbad? Ei, ma tõmban nagu põlema ära ja siis tahangi tõmmata, et ma juba teistpidi läheks kolmandaga. Ja seal oligi, vaata, sellepärast ta tuli tagasi natuke, ma lähen uuesti, siis ta läks. See on ikka väga sketš. See on no riski business jah, et kas kvalli proovida sõita sellega või panna tagasi, et nagu saad kvalli need õiged punktid ära, ma ei kujuta ette. Nii palju grippi on. Aga nüüd on nii palju grippi on, et ma kardan, et see ei ole ka sama enam. Ei olegi sama ja teine võib alt olla ikkagi natuke nii pikk ülekand, et ta ei tule ülesse, kui enne oli natuke juba siuke. See on nii pikk ülekanne, see teise ülekanne. No vaata, mis saab, vaata, pro-klassi värk põnev. Kui nii palju sõitjaid on, siis on 3 grupis trennid ja oligi, keegi lasi meie trennis õlirmajale ja 2 kutsikat sõitsid omavahel kokku ja põhimõtteliselt pool trenni aega läinud ja sai käinud 2 ringi. Aga grippi on kõvasti juurde tulnud. See ongi, seal ei olegi asfaldit näha, neid kumm on maas läinud, kummituba on.
midagi neile ei meeldinud ikkagi. Laine eest sai vähe punkte. Ülejäänud oli okei. Null ei ole. Piiri peal, kas saab otse homsesse päeva või peab täna võitlema hakkama. Et see selgub, et peale mind on veel mõned võistlejad siin. Et ma olin suht viimaste selles. Saab praadida, oodata, kõik sõidavad ära. Viimane eestlane ka. No palju tuli? 79 vist ütles Tanel. Ei ole paha, ma arvan, aga jah. Ma oleks ise rohkem oodanud, aga näed. Skraabisin nagu vaja oli. Ja nägite laivi ka või? Ma käisin vaatamas kohe ära. Kohaga. Viimane see ringid sai ka. See viimane see ka. See okei, ringi nägi see. Esimese seinas käisin järelikult. Võib-olla, jah. Seal on näha, jah. Teises mulle ei tundunud, et käisid, aga esimest ma ei näe, vaata. Aga ei käid palju, vaata. Aga vähe. Viimane seina niimoodi vaatasin. Oli või? Okei, läks seda. Ei, ma üleval tundus okei. Mul tundus esimene oli veits ketsi. Esimene oleks saanud jah sügavale veel. Kohe seina äärde. Ja sealt tulles oleks saanud ka veel natuke veel lähemale, kohe seinale. No 2 kohta minu jaoks, mida ma autost nägin. Logis. Ootame nüüd pingsalt, mitu tükki on veel. Nagu teada saada, kas ma olen homses mängus või peab võitlema hakkama. No tundub, et see läks mööda just. Et homsest ei saa või? Ei ole veel, ei, veel ei ole, 21 oled. Ja, aga täna edasi saavad 24 ju. Jah, Raihard sai nulli just. Raihard sai nulli. 1, 2, 3, 4, 5 autot on veel. Kui need saavad kõik sust rohkem punkte, siis on vaja täna õhtul sõita. Nii et lähme vaatame telekast. Lähme vaatame. See seal on. Selles mõttes, oota, 3 venda on veel. Ei, ärge hõidate veel. Protokoll pole väljas. 3 venda. Me oleme 21. See on 24. See pole, see juba tuli 0 ära. Ei tea, segased ajad. Aga otse sinna saada oleks päris kõva tegelikult. Usu endasse. See trehve jääb alles, võib-olla siis ei pea neid kulutama. Jätki äkki asjata tuleks, homme ka veel siin olla. Noh, plussid miinused, täna palju koksi teha ei saa, kui tähendab limonaadi juua. Vaata ajakava, vaata mis viimasena on täna. Lõpuboss. After party või? Te peate mind tagasi hoidma. Ma ei usu, et sa mind lukku pane. Homses ju. Järgmine kuu näeme. Spiikeril. Ei, ma annan sulle kergemalt. Ma annan sulle kergemalt. Ma annan sulle kergemalt. On jah, ma ei kujuta ettegi. Laitse. Tuled laitseks või? Tule. Tule kui julges. Kas sa saaksid mulle mu Last Dance'i korjanduse teha või? Ma annan sulle 20 prossa. Ma tahan rehve ja jaksida veits. Nii rikas, kurat, seal kuskil täis möllad. Ma annaks sulle ka pigem vastu hambatse jutuga. Raha piirajale. Anna raha, ma isegi vaen. Sa lähed küsid, ei, aga sa lähed küsid lihtsalt õigest raha, see on aju. Ei, bussi all saaks magada. Seal on soe. Jaa. Ei, me saab välja rentida, palju sul raha on? Ma ei tea, ma võtan jaksi auto. Ta ei küsimus ei, raha no jaa, sina. ütleme minuks, kui auto singast bussi. Siis müüb edasi raudselt. Siis lõpuks ütleb, ma ei tahagi sõita. Vaatad, kuradi, see on kohal, kui Fuchs on roolist. Ta pidab peesitada. Vaatasime bossi. Pean ütlema midagi. Ütle. Midagi kasulikku. Training was very well, now we have 2 practice sessions. Mitte training. Briefing, yeah. Now we have practice sessions. Lägin Laurit ka, ta ei julgenud otsa vaadata. ja, aga ma veel tere talle ei öelnud. Ta ongi seal. Pärast lähme kiusama teda. Räägime talle selle loo ära, kuidas ma teda vaatamas käinud, vaata seal Saksa Driftmastersil ja Riias ja siis vaata ma ju ühe korra käisime taga peol seal afterpartil, kui ta Riia meistriks sai, oli siis Driftmastersil või võitis Riia, ma ei mäleta.
igatahes ma rääkisin, one day I come, drive with you and beat you. Today is today. Täna on see päev käes, läbi ajame talle vähe närvi ka naha vahele ikkagi. Ja Lauri Heinonen ju tegelikult tahtis eelmine aasta kind of laenata meie autot Riia etapiks, kuna tal endal jõu läks katki ja liine sebis, aga sealt saadi teine auto. Nii et meil on connection. Lähme vaatame siis. Kas ma taga trennis ka sõita tahan? Ma ei tea, kas see on hea plaan. Spotteri käest küsima. Näidata oma trikid ära või mitte. Ega ta ilmselt ise ka vist ei taha tegelikult. Esimeses wallride'is või mis just vahet ei ole, muidugi võib pärast ka rääkida. Lõpus said enam-vähem kätte, aga vahe oli ikkagi natuke liiga suur, isegi viimases kaares nagu jooksul, et sinna mahtus ikka pool autot või kolmveerand autot veel vahele. Trenni jaoks, nagu ma arvan, see oli päris okei vahe juba, et ütleme nii, et võib-olla Lauriga vaja veel natuke lähemale. Kado nüüd. Mõnus ju. No tere hommikust. Tere hommikust. Kõik hästi. Kõik töötab. Imelik on. Miks? Ma ei hakka ütlema. Ära hakka. Ära, ma ei ütle midagi. Kahemõtteline, last olla. Aha. Käigud lähevad või? Jah, lähevad, proovisin. Kõik on läinud praegu täna. Ma võib-olla jah, pean ikkagi hoidma selle mingi murduse sekundi võib-olla. Päris mitte nii jõnksuga tõmbama, lihtsalt korra hoidma. Natuke hoidma ikkagi. No teine ränn oli juba väga mõnus. Ise selle tuistutamise sealt välja võtad, siis on juba... No päris hirmus oli sinna ikkagi viskad backboardsi kuidagi läheb ja siis vaata, mis aima see moment ära, millal lahti lastavad. Ei no see on raske, ilmselgelt. Ei no, aga jah, aga noh, natuke oli kaugel, lõpus ei kätte, aga jah, algus läks natuke kaugel. Et muidu sa kogu aeg vaata seda wallride'i ilusti saanud, aga praegu... Ja, no see nägi nagu teist poodi natuke. Touch and Go 3 kätte võtad, see on ju rohkem aega tegelikult minna. On, tegelikult on. Mugavam, ta ei lähe nii sirgelt kiiresti. Aga praegu oli jah täpselt siuke rehv, väljajagu oli üleval. Nii et üks treeningsessioon veel põhimõtteliselt 4 ringi ega siin. Rohkem ei saa, ikkagi on sõitjad palju raisk. Aga noh, ega üle treenimine ei ole ka hea alati. Paras siuke, sutsu kaupa. Was a quite big delay before Group 2 start, so you have to wait here. They got 10 minutes extra, so we are 10 minutes late from the schedule. Okay. Esirattaste rool on kõver, ma arvan, ma ei lähe teise sõitu sõitma. Ära mine jah, siis kui rool vilt on.
tea, kas oli too hot või oli see, lähme igalt pool. Ma segan teiste töö tegemisel. No Tanel hoiatas küll, et ta on aeglane auto, aga ma läksin nagu sõitma midagi ja siis jäin natuke maha seal sirge Philippi peal ja siis tööstin läbi tossu. Aga ta kuidagi oli nagu väiksel nurgal ja ei läinud eest ära. Ja siis ma panin kolks tagaratast nagu päris suure nurgaga. Et polt läks kõveraks. Õõtsa alumine esimene polt, nii et ei midagi hullu. Lihtsalt kui polt on kõver, siis ta ei taha peast välja tulla ja ta rikub ära nende unipooli otsad, liigendid. Tuli varu õtsa küljest need vaheseibid võtta, et muud ei olegi. Aega läheb lihtsalt trenni lõpuni 10 minti umbes. Hop, näed juba, hop autosse. Sellega on probleem, jah. Saab silmad kipitama nüüd. Tagaosa oli parem. Hommikul, jah? Küll ma saan, kui vaja. Lihtsalt nagu, jah. Ei tea, tegelikult mind lollusivad. Tasu mõelda nii palju, sõita tuleb. Võib-olla tõesti, jah, sest praegu sa läksid seda touch and go'd sättima, siis läksid otseselt 4-5 sättima, on ju. Samas see 4-5 oli sul tegelikult enamasti oli okei, kui me seda sättima ei hakka. Terve eilne päev, kõik asjad olid okei, vaata. Sa ära pläkuta nii palju. Davai, ma ei räägi. Mine võtaks õlu vahel. Ei, kõik on selles mõttes hea. Ei, no vaata, eks see tulebki ära mähkida trennis. Nagu, eks ma läksin mingeid asju jälle proovima ja tegema, aga kui on õige aeg käes, siis tuleb sõita mõttega. See ei mõtle väga palju. Vaata, tees sõitnud autot ja kõik. Ja need liidi, noh. Nii, et homset ei ole. Lauri vastu ikkagi. Aga Chase'is on see, et esimesed kaarjast tulles selle poole vahetuse jaoks tuleb nurka, et enamused keeravad lokki peale seal vaata, et minna sinna touch and go'sse. Keeravad lokki peale, no sa oled sõitnud, sa näed, tegelikult ma näen ise ka, et sa teed ka inputi selle pärast, et liidkaar teeb lokki. Aga lihtsalt, kui sa seal oled nagu täitsa lähedal, siis sa oled lukku. Ja lukku. Et pigem nagu väiksema nurgaga kaugemalt hops järgi kohe minna, vaata. No nad ütlesid ka, et seal ei pea olema kõrval, seal on bumperis. Ja siis sa ei ole ka diisselli peale teist poole vaat, siis sa ei ole seal nii maas. Saad sa aru, siis on sul mugavam, kui sa oled lähemal. Hello, Lauri. Hello. We meet again. Okay, good. In first battle, yeah? Yeah, good. You remember me in Riga? If you win the championships, we are party together in Hollywood. Okay, yeah. I cannot remember. Yes, I said one day we're gonna battle. Yeah, and now we battle. Yeah, but now we battle, but I don't expect it so early. Yeah. Maybe I can come to Drift Masters sometimes. Yeah, that would be good, yeah. But now in Finland, yes. All good? Yeah, just some temperature problems, but we'll see. Okay. We'll see. Hope the best. Yeah, hope the best. Hope we'll make it to runs. Yes. Good luck for you. How is your car? Okay? Yeah, okay. Good. Honor to drive with you. Yeah, thank you. Let's see. Let's drive good. Yeah. Okay, see you on the track. I have a passenger, I can take you, I have a passenger. Võta mind parem, ma sõidan poodiumidel ka. Sain ära panna. All in on see run on all in juba. Midagi teha siin. Elu on selline. Imelik elu. Davai.
Sä et ehtinyt sitäkään. No katsoin, mutta mä luulen, että sä olisit sanonut. Karel Piirojahan se on siis. Seuraa Nissanillaan. Virolaiskuski. I think that's a typical situation where it's almost a mirror image of the two runs. On the first run, you saw that Lowry had a relatively good lead run, a couple of small mistakes, and Piroya, he had good proximity but was making some corrections to maintain that proximity. You switched them around and it was almost a mirror image of the lead run. Okay on 1 and 2 small errors, and then Lowry in the chase position, again, flashes of proximity and some bobbles and corrections to maintain that proximity throughout the run. Overall, I think we'd be splitting hairs if we were to come up with a victor. So for us, we have to see him go one more time. Takaluukku laulaa ja silloin se liikkeen edessä Nissanen. Kakkopuolelle tarvitsee. Tästä parista jatkoon Lauri Heinonen. No tegelikult on okei ole. Anti ikkagi võimalus, aga kurat, ei tea, jäi vormistamata ikka. No ma ei tea, esimese põhja läksid ära sellega. Oleks võinud. No. Ma loetin Laurile raja puhastust. Jah. Vaatasid minu jälitust, kas nad vaatasid siis Lauri jälitust, vaatasid seda viimast sõitu vaatasid, huvitav, mis nad seda vaatasid? Sul oli probleem selles, et sa teise kasti minnes, sul oli vaata, tahtsid nurga pealt vaata, kobl oli. See oli sinu miinus. Eest sõidus? Taga. Ei no ma arvan, et ma oleks lihtsatele sõitnud võib-olla, üleval võib-olla. Aga all neljandas vaata oli sul reaalselt ka kobl. Sa läksid jalale, pidurist kinni vaata, et diiselis nagu, aga pead kohe uuesti gaasile minema, see jäi nagu liiga kaua jäi gaasile ära vaata. Ootama jäi. Jah, et sa oleks pidanud pidurduse ära tegema kohe pähe panema vaata. Aga sellest juba rääkisid. Et top 32 esimene vasakpool tehakse ära 15 paari, no, nagu üks paar jäi ühelt poolt sõitmata ja siis hakkas rajahooldus. See oli pikalt ette planeeritud rajahooldus, tehti kõik uutaks, värviti uued kastid, sest alati tehakse niimoodi mitte poole pealt, vaid siis, kui nagu hakkab läbi saama, siis alati tehakse. Igal pool on niimoodi. Oma veel anti natuke aega, et auto maa jaotus, muidu keeb ju. Taga jõuab jälitus oli see klaasi peal veevisad kõik. Tegelikult vaata, ma olen reeglipädev, ma olen natuke vaatanud ka praegu, sellepärast tegelikult käib niimoodi.
kui on one more time, lähed boksi, sul on 5 minutit aega vahetada rattad, tankida ja pead sõitma stardialasse. Kui teine auto on stardialas selle 5 minuti möödudes, siis sellest hetkest läheb käima 2 minutit, millal järgmine auto peab stardialasse jõudma. Kui ta seda ei tee, on tal võimalik võtta 5 minutit. Kas ta võttis? Ta pole isegi 5 minutit võtta. Ma ei tea, kas ta võttis. Noh, aga meil hakati ju rada puhastama ja meil kõik asjad, Karel ootas seal terve aja. Et jaa, ma olen Butler, aus, aga tegelikult nagu vaata veits on nagu siuke sketši ka, et tahaks kellelegi öelda ka, et no ma ei tea, kas see on nagu päris aus või, aga hea küll on. No ei ole hull, ma ei ole vaata ise sõita näinud, ma ei oska veel öelda, et jahtume maha, vaatan ise ka sõidud üle, siis ma olen vähe targem, ma saan kommenteerida, mis on autost ja mis näeb väljast, vaata. Alati emotsiooni pealt ei tohigi vaata nii. Nagu Tanel, siin hakkab ladu. Ei, ma seda võin laduda, ajamärki võin laduda. Tegelikult see on tegelikult sook natuke, jah. Et sõidud tegelikult. Sponsorraad tomate kinni. Natuke ei, jah. Ei no ma jään enda ka, ma tean, küll olid see kinni, aga see ongi see, et nagu siis sa ka sõita ei taha. Ei, sa tegid kõik õieti, me mitu korda vaatasime, meil oli väga pikk arutelu selle, et kas see, mis sa tegid, oli puhtalt eessõite pärast või ikkagi oli enda pärast ja kui me vaatasime pärast mitut sõitu korda mööda, 100 korda, siis me ikka jõudsime sinna, et ikka natuke palju sa vidurdad. Ma ei tahtnud sisse ka sõita vaata. Aga no esimene oli nii 1-1, et me kõik olime nagu wow, siin ei oska mitte midagi öelda selle kohta, et see tõesti oli väga sarnane. Ei no liidid olid vähemalt ju, ma ise olen rahul puhtalt tegelikult liidid. Ei, ma ütleks, et hästi tuli välja, tegid seda, mida kästi teha ja täpselt nii oligi. Noh, oleme siin analüüsinud, nüüd on see esimene hiit on langenud. Näete, et commitmendi jäljed on siin ja Aikti Vaero ja kommentaatorid räägid soome keeles ka, et kuule, see on ainuke drifti auto, millele luugi ja mordid, vaata, et luuk viles jäi ja siis Karel pani demonstratiivselt selle kinni, nagu vead seda nuppu ei olnud, et vajutad veel kinni. Lukust neid ei olnud auto, meil on ikkagi automaatne kõik, siis nad imestasid seda siin. Aga vaatasin siis ise neid sõitega järgi, et liidid olid tegelikult ju puhas kuld, seal nagu nipet-näpet veel lihvida. Aga jälitused tõesti, jalapiduri kasutust natuke võib-olla siis valede kohtade peal natuke liiga palju ja võib-olla peaks seda pidurisüsteemi veel timmima paremaks, et ta võib-olla siis mootorit nii palju ei tapaks. Et seda vaatame, analüüsime seal kodus Tallinnas. Vaatame sisekaadreid täpselt järgi, kuidas see on. Aga muidu üldiselt ju kõva jällegi, ompt vaata siukse käpiku vastu Driftmastersi mees ikkagi, ütleme niimoodi, et kui me võtame seda kriidi siin 60 sõitjat, siis see on see mees, kellel on kõige rohkem tiitleid ju. Driftmastersi tiitel, palju Soome tiitleid, siin on ka Pöödalakso veel ja Rintanen ja Keskikorpi, kellel võib-olla nii palju tiitleid ei ole ja ma pidin ikka saama ta top 32. No õnn on siis tema õuel, meie õuel ei ole. Aga eks see hooaja algus testib siis minu närve ja asju ka, et sihukeste sõitjate vastu sõita. Ma arvan, et tegelikult tuli välja küll, et siin nipet-näpet ongi, tuleb harjutada veel. Et kiirused on ikkagi rajud, et see, kui mina pidurdan ja teine mees gaasile läheb, siis ongi see kummiefekt, et seda nagu ennetada ja ette teha kuidagi. No, võib-olla peabki harjutama kuidagi teistmoodi. Aga ma arvan, et lõpetame siit ikkagi positiivse nootidega. Datat saime, auto töötab, meeskond on tupli, kõik on tehtud, väiksed poldid siin kõverad, kiirelt korda tehtud. Ja ohkan sügavalt ja nädala pärast oleme Riias juba, see ei ole veel kõik. Nii et 3 on kohtuseadus, seal küpsetame rohkem ja kõrgemale ja kaugemale kui top 16 ja 32. Nii et näeme juba nädala pärast teiega. Te näete nädala pärast, 2 nädala pärast, vahet ei ole. Kõike näete nagunii. Huvitav asjad, vaata, mis tahan veel siia tuua välja või Soomes, vaata. Ongi, vaata, me peame nüüd need klepsutama varsti maha võtta, on ju. Ja siin oli karm nõue, et telkidel peavad olema 30-kilosed raskused iga jalal, et telk minema ei lenda. Ja need saime õnneks jumala sealt lähedalt meil Tentestist. Meil on naabrid, kes tegelevad telkidega, et see rendi telgi kaalud on, aga neid eraldi rentida ei saa, et peate terve telgi rentima. Siuke huvitav fun fact veel siia juurde, et ju siin on telgid siis minema lendanud kellegele vastu pead ja siis on sellised karmid nõuded, et peavad olema. Kujutate ette? Soome märk.